Tere kõigile, minu nimi on Kevin Rääbis, ma olen Eesti jalgpallur ja brändilooja. Sportlase karjäär ei ole meelakkumine, kuna minul tekkis ka jalavigastus ja ma pidin jalgpallist pea aasta aega eemal olema, siis sai see tõukeks tegelikult hoopis millegile muule ja sellest tekkiski Kevin Rääbis bränd. Ning ma arvan, et siin on päris hea õpetus ka teistele, et ei ole mõtet pead norgu lasta ja stressata sellepärast, et igas ebaõnnestumises on ka edu alge. Tagantjärele mõeldes siis loomulikult oleks hea, kui oleks keegi mind suunanud või andnud mingisugused näpunäited, kuidas ja mis peaks liikuma. Küll aga praegu on olemas ideaalsed võimalused selleks ning ei ole ise mõtet jalgrattast leiutada, kui on olemas vastavad koolitused selle jaoks. Ideaalne näide siin Signe näol, nii et olge nagu svammid, imege kõik see info endasse ja kuulake ning pange tähele. Persoonibränd teadlikult on mulle pakkunud uued kontaktid, uued kogemused, uued koostöösuhted ja selline mõnus järjepidev areng ja eneseteostus. Rääkides ettevõtluse vaatevinklist, siis kindlasti uued oskused, kogemused ja on väga palju mainitud, et ei suuda teha kahte asja koos. Minu jaoks on see müüt. Suudad, kui sa väga tahad ning tulebki sellest mugavustsoonist välja astuda, siis hakkavadki head asjad juhtuma. X-faktor ja sa pead oma jälgiskonna hoidma, valgustama neid oma tegemistega ja loomagi sellist nii-öelda sisu ja olema olemas nende jaoks, et see on väga oluline ja tuleb nendega järjepidevalt suhelda. Täpselt see, kuidas sa käitud online'is, peab kajastuma täpselt nii, nagu sa käitud offline'is, ehk siis kõik sinu tegemised, mõttemallid ja uskumused ja tõekspidamised peavad kajastuma suuresti ka sinu käitumises väljaspool sotsiaalmeediat. Meedias töötab väga palju erinevaid inimesi, kellele sa võib-olla ei pruugi meeldida ja võib-olla kellele sa meeldid. Seega tuleb jääda alati ausaks ja iseendaks ja ma arvan, et see on väga suur võti. Ning siinkohal sportlastele minu poolt soovitusi, et olge ausad, kuulake oma südant ja tehke seda, mis te tunnete, mis on õige, nii et ärge tehke välja lihtsalt, mida nad kõike kirjutavad. Suur tänu teile väikese tähelepanu eest. Väike mõttetera teile ka siia lõppu, et kõige kallim mainevara on sinu maine. Nii et soovin teile kõigile mõnusat koolituse jätku, tervitused teile kõigile sinna ja te kõik olete persoonibrändid. Nii et tšau!